Tere! Olen Kadri Kalle, olen vabakutseline koolitaja ja keskkonnaaktivist ning selles lühiloengus räägin tarbijaktsioonidest ehk mida saame meie ostjatena ise teha selleks, et ettevõtted oma tegevust muudaks ja kas tarbijavalikud tegelikult üldse midagi muudavad. Kõigepealt tahan tähelepanu pöörata sellele, et kuigi me näeme, et poodides on väga suur hulk erinevaid tooteid ja brände ja valik on justkui väga suur, siis kui minna süvitsi, siis on näha, et enamus neist kuuluvad vaid väiksele hulgale suurkorporatsioonidele ja valik on mitte väga suure hulga ettevõtete vahel, et näiteks nii Laysi kartulikrõpsud, Tropicana mahl kui Pepsi karastusjook kuuluvad kõik Pepsicole. Et siis ühelt poolt ongi valik mitte väga suure hulga ettevõtete vahel, aga teisalt tähendab ka see seda, et kui meil õnnestub mõnda neist veenda oma tegevust muutma, on sellele potentsiaalselt väga suur mõju ja see laineb väga suure hulgale tootegruppidele. Aga esimese asjana üldse, et mille põhjal meie kui tarbijad saame teha valikuid, et milline toode ettevõte on parem, milline halvem. Et kõige esimese asjana on loomulikult teilegi ilmselt tuntud erinevad märgised nagu õiglase kaubanduse märgis või Euroopa Liidu mahemärk, mida ma loodan, et olete mitmetel toodetel ka märganud. Need annavad siis väga kindlat infot selle kohta, kus see toode pärit on, mis toorainest on. Siin juures ka siis näide ka Eesti kalavišokolaadist, kus juba mõnda aega on UTS märgis peal, mis samamoodi näitab, et kakao pärineb keskkonnahoidlikest ja säästlikest tingimustest. Et siin on huvitav ka märkida, et see otsus seda märki kanda tuli tegelikult alles pärast seda, kui Kalevi ostis ära Norra kontsern, kes siis otsustas, et seda märki tuleb kanda. Ja see omakorda on suuresti ilmselt mõjutatud ka sellest, et tarbijate teadlikkus kakao kasvatustingimustest on alati tõusnud ja seega on peetud seda oluliseks nüüd järgida. Et teine näide siin on banaanist, see on Eesti kaubamajast ostetud banaan, kus on siis peal siuke kleebis, kus on kodulehe aadress ja kood, mis tähendab, et selle koodi võib seal kodulehel sisse toksida, mis reaalselt näitab, et kus see konkreetne banaan, mis kasvandusest, kust maailma jaost pärit on. Et antud juhul see info on seal küll üsnagi üldine, et see lihtsalt seda kasvandust näha, aga tegelikult see potentsiaal on siin üsna suur, et ongi võimalik oma toode jälitada selle asukohta ja näha konkreetselt, kui suure teekonna ta on läbinud selleks, et sinuni jõuda. Ja viimane näide on siis ühest USA mobiilirakendusest nimega Good Guide, kus eelnevalt siis suur ekspert oli läbi töötanud päris palju erinevaid tooteid ning vaadates ja hinnates nende erinevat mõju, et oli siis 3 kategoorias nii keskkonnale, selle tarbija tervisele kui ka ühiskonnale. Ja väga siis mugavalt sai seda triipkoodi skännides selle üldhinnangu kätte kui ka iga kategooria hinnangu eraldi. Et kes siis huvi tundis, sai isegi täiendavalt veel seal kodulehel vaadata, et mis need erinevate kategooriate tegevused sa oled, kust see hinnang siis niimoodi tuli. Aga kui minna nüüd tagasi nende suurte kontsernide juurde, et siis 2013 suur vabandus Oxfam tegi päris põhjaliku uuringu nimega Behind the Brands ehk siis brändide taga, kus võetigi ette need suured tootjad, kes toodavad suure enamuse maailma toidu- ja joogikaupadest ning samamoodi hindasid päris põhjalikult nende tegevust 7 kategoorias, milleks oli siis maakasutus, naiste tingimused, ehk enamus töötajad on naised, põllumeeste töötingimused, tööliste töötingimused, kes siis ei tööta põllul, mõju kliimamuutusele, ettevõtte enda läbipaistvus ning info jagamine ja veekasutus. Hindasid siis 10 pallisüsteemis ja nagu siit on ka näha, et need hinne hea, mis on siis 8-10 punkti, peaks olema rohelise värviga, et ükski suurkorporatsioon sükest hinnet ei saanudki. Et kuigi näiteks Nestle on siin esimesel kohal, on tema hinnang vaid veidike üle 50% kogu summast, et kogu see tulemus oli tegelikult üsna halb ja et ettevõtetel arenguruumi on päris palju. Ehk siis see annab ka meile aimu, et kui palju veel tööd teha. Aga mida meie siis tarbijatena siin üldse teha saame? Et esimene samm loomulikult, et me tunneme üldse huvi selle vastu, et kust see toode pärit on, millest see tehtud on. Kui me seda infot ei leia lihtsalt, siis me küsime ja uurime seda juurde, kas siis ettevõtte enda käest või mingitelt kolmandatelt osapooltelt, kes selle uurimisega tegelevad.
kui me näeme, et see lisainfo või see info, mida saame, ei vasta meie ootustele, siis me saame paluda, et seda muudetakse, et seda praktikaid muudetaks paremaks. Samamoodi me saame survestada nii-öelda hääletades rahakotiga, ehk siis mingid ettevõtteid või tooteid boikoteerides, mitte neid ostes, mitte andes oma raha selle ettevõtte heaks. Ja viimase asjana kõige aktiivsemalt tuua see tähelepanu avalikkuse ette, et rõhutada just ettevõtte mitte-eetilist tegevust avalikult. Siin võib öelda, et avalikult häbiposti panemine, mis selles mõttes ma just tahan öelda, et ei tohiks olla, kõik kampaania ei tohiks olla süüdistamine, vaid peaks olema suunatud sellele, et mis on alternatiivsed lahenduste pakkumisele, suunatud sellele, et ettevõte saab muutuda paremaks ja saab rohkem olla meele järgi oma tarbijatele. Et siin on juures ka siis pilt just selle sama Oxfami uuringule järgnevatelt aktsioonidelt, kus päris paljud inimesed tulidki välja ja nõudsid avalikkuse ees, et ettevõtted oma praktikaid muudaks paremaks. Ja toongi siin ära nüüd siis 2 suure kampaania näited, kus on näha, et inimeste surve on tegelikult ettevõtete praktikaid muutnud. Et esimene neist on siis Greenpeace'i kampaania Detox, mis algas 2011. aastal, kus siis see oli suunatud suurtele reivaettevõtetele, reivatootjatele. Et selle alginfoks oli siis see, et enamus reivafirmasid riiete tootmisel kasutab väga suurt hulk kemikaale, mis siis kõigepealt nad saastavad vett ja muud keskkonda, kus see toodetakse, ilmselt on kahjulikud ka nende tööliste tervisele ja lõpuks mõjutavad ka meie endi tervist, kes me neid riideid kanname. Et sellel kampaania ajal siis samamoodi kutsuti üles inimesi oma arvamust avaldama ja esitama nõudmisi neile ettevõtetele, et nad loobuksid nende kemikaalide kasutamisest. Et järgemööda võeti ette erinevad ettevõtted ja siin ma keskendun just siis riidepood Saarale, mis on ka Eestis olemas, võib-olla on teil ka tema mõned riided kodus isegi kapis olemas. Et see oli siis 20. november 2012, kui Greenpeace avaldas oma üleskutse, kutsudes tarbijaid andma Saarele teadma, et nad ei ole nõus tema tegevusega. Ja sellest võttis siis osa üle 300 000 inimese, kes siis nii sotsiaalmeedias andsid teada oma pahameelest, kui ka läksid isegi 700 inimest võttis osa erinevatest protestidest poodide ees, kus siis nii-öelda tõmmati väga värvikalt tähelepanu ka suurtes kaubanduskeskustes teemale. Ja tõepoolest läks aega vaid 9 päeva, kui Saara nõustuski allkirjastama konkreetse spetsiaalse lepingu Greenpeace'iga, kus ta nõustus suure hulga kemikaalide eemaldamisest oma tootmisest, jagama oluliselt rohkem infot oma tootmise kohta ja parandama oma praktikat. Et see siis näitab, kuidas väga lühikese ajaga inimeste surve tegi päris olulise muutuse. Ja kampaania jätkub endiselt, et võetakse erinevaid brände järjest ette, et näiteks nii Nike kui Adidast on see kampaania ette võtnud ja see on päris mitu üle 20 brändi, kes on ka oma tegevust reaalselt muutnud tänu sellele kampaaniale. Et teine näide on samuti Greenpeace'i poolt, mis on siis oli nii-öelda suunatud nii Legole kui Shellile, et Shell, kes on viimasel ajal tundnud huvi nafta puurimise vastu Arktikas, mis on ökoloogiliselt väga tundlik piirkond ja kus keskkonna mõju võib olla väga suure ulatusega, et nemad siis on tahtnud seal puurida ja see kampaania tegelikult oli huvitavalt just suunatud Legole, et Lego kontsernina on olnud pikka aega Shelli koostööpartner ja nendega rahastaja. Ehk siis nad on toetanud seda, mida Shell teeb ja see kampaania oli üles ehitatud siis niimoodi, et Greenpeace kutsus üles inimesi survestama Legot, et Lego lõpetaks oma koostöö Shelliga. Ja kuna tegu on mänguasjade tootjaga, siis just kasutati ära siin seda aspekti, et nad lõid siis üks video, kus kujutatud siis Lego mänguasjad Arktikas ja kuidas siis seal oli tekkinud naftareostus ja kutsutigi siis sellega üles, et aita Legol selline nagu koostöö lõpetada. Et nende kampaania oli siis väga nagu Lego mänguasjade peale üles ehitatud. Et see oli siis juuli 2014, kui nad selle videoga välja tulid YouTube'is, avasid ka petitsiooni ja olid igast muud erinevad viisid, kuidas inimesed said oma pahameelest teada anda.
et toimusid erinevad protestid väga erinevates piirkondades, Shelli tanklates ja kus siis Lego mänguasja müüdi. Et võib-olla välja võib tuua siis, et isegi 50 last, kes käisid Shelli peakontorides Londonis protestimas. Et video oli väga populaarne, seda oli ligi 6 miljonit vaatajat ja petitsioon sai üle 1 miljoni allkirja. Ja selle tulemusena siis, kuna see oli pidevalt meedia tähelepanus, 3 kuud hiljem ehk siis oktoobris 2014 Lego lõpuks teataski, et nad lõpetavad oma väga pikaajalise koostöö Shelliga. Et siin samamoodi näitab, et sellel survel oli tagajärg ja et see mõjus. Et aga kui me nüüd lähme tagasi selle sama algse tabeli juurde, et siin on näha, et on juba oluliselt toimunud muutusi, et see tabel on nüüd pärit oktoobrist 2014 ehk 1,5 aastat hiljem pärast esialgset väljatulekut ja juba me näeme, et siin on mõned rohelised märked ka, et tulemust on oluliselt paranenud, et kui siit ka nüüd võrrelda seda koondhinnangut, et me näeme, et kui varem oli Shelli seal umbes poole punktisummast, siis nüüd on see juba 70 ligi ja ka kõigi teiste tulemused on tegelikult juba päris palju paranenud. Et ka seal alumised, neil on umbes 10% juba seda punktisummast juurde tulnud. Et millest see siis tegelikult tuli ja kuidas see muutus tuli, on samamoodi, et Oxfam mitte ei teinud ainult uuringut, vaid nad samamoodi tegid sinna juurde väga laiaulatusliku kampaania. Nagu oli ka pildid näha, et inimesed läksid samamoodi välja protestima ja nad võtsid ette siis teemade kaupa ja konkreetsete ettevõtete kaupa. Et esimesena siis võeti fookusesse naistööliste olukord kakao tööstuses ja võetigi just sihikule 3 suurimat tootjat, kelleks on siis Nestle, Mars ja Mondelez ja esimeseks nii-öelda nendeks tingimused taheti, et nad korraldaksid inimõiguste mõju hindamised oma piirkondades, kus nad siis kakaot toodavad. Et neil oli siis taustaks juba seal kuskil 100 000 toetajat ja tõepoolest need hindamised tehti, mille põhjal siis nüüd on kaardistatud need probleemkohad ja saab edasi liikuda tingimuste parandamise poole. Teise teemana oli siis ette võetud maade ärastamine, inglise keeles land grabbing, mis sisuliselt tähendab seda, kui suurtarnijad ostavad ära suured tükid maad ja tihti sunnivad kohalikke elanikke välja kolima. Et siin võeti siis ette Coca-Cola, PepsiCo ja British Associated Foods ja samamoodi survestati neid siis parandama seda poliitikat tarnijatega ja siin samamoodi need ettevõtted siis selle 250 toetaja toel, kes siis olid ka survestanud, võtsid ette erinevaid asju, et Coca-Cola isegi avaldas, et neil on $0 tolerants tarnijate suhtes, kes niimoodi maad kohalikelt ära võtavad. Ja samamoodi siin kampaania töö jätkub, et on võetud teemade kaupa, et järgmisena käsitletakse kliimamuutusele ja inimestel on jätkuvalt võimalus kas siis sotsiaalmeedias või reaalselt oma meelt avaldada ja neid ettevõtteid survestada. Et mida see nagu lõppkokkuvõttes tähendab, et me saame muuta olukorda, aga kuigi me rääkisime tarbijaktsioonidest, ei saa me seda muutust teha vaid tarbijatena, vaid et loomulikult on oluline, mis tooteid me ostame, sest see on ka signaal ettevõtetele, kuid reaalne muutus tuleb tegelikult siis, kui me lähme natuke sammu edasi ja me ei ole mitte tarbijad, vaid me muutume aktiivseteks kodanikeks ja reaalselt ütleme, mis me tahame, et ehk meie valikud ei ole ainult see, mis tooted, kas me ostame üht või teist toodet, vaid me ka ütleme, et me tahame, et see toode oleks parem, me pakume ise välja paremaid tingimusi ja võimalusi ja me võtame aktiivse rolli ühiskonnas, ehk siis me ei lase teemadel vaibuda ja seega soovitan ka teil, et astuge mõnikord oma mugavustsoonist välja, minge vabatahtlikuks, osalege mõnes kampaanias ning olge osa sellest aktiivsest protsessist. Et loomulikult võib olla aktiivne sotsiaalmeedias, jagada ja laikida ja säutsuda, aga on ka midagi muud see, et me reaalselt midagi ette võtame, et siia lõpetuseks ka näide meie oma teemäärast, mis on üle maailma nüüd laiali läinud, et ka seal on põhirõhk ikkagi reaalsel aktiivsel tegevusel ja võib ka juba öelda, et päris mitmed riigid, kus on alustatud prügikorjamisega, on juba edasi liigatud palju püsivamate lahendusteni, pakendivabade voodideni ja nii edasi, et olgem aktiivsed ja muutkem maailm selliseks, nagu me tahame, et see oleks. Mina tänan teid!